on mida küsida, on mida pärida, et aga kõik järjekorras. Jah, palun. Ma kommenteerisin positiivselt külge. Roti lahtud maja. 60% lindudest ja 70% metsloomadest ka. Pisidetail. Kas on mingit asja, ma ühe füüsiku käest uurisin, kas natsid tegid ka madalsageduslike helidega uuringuid nendes laagrites? Tõenäoliselt tegid, aga nagu füüsik, äkki tead. Vist minu teada on see Nürnbergi protsessis on mingi osa sellest. Tõenäoliselt tegid, aga ausalt sellega ma ei oska selle peale öelda midagi, mindud ma selle peale ei oska veita. Et jah. Aga ikkagi räägime regionaalselt kumulatiivselt mõjudest läbi selle infraini, et sul on 3 maakonna tuulepargi, kõik nad jäävad 50 kilomeetri raadiusse. Mis hakkab toimuma? Mis suht nagu tekib? No see on väga raske öelda, mis suht sellest täpselt tekib midagi head, sest tõenäoliselt ei teki. Seal hakkavad toimuma laine liitumised, amplituude modulatsioon, mis tähendabki laine rõhkude liitumine, nagu alarõhu liitumine, ülerõhu liitumine, kui nad õigesse faasi satuvad. Väga raske on öelda, mis seal täpselt tekkima hakkab, sest see on kumulatiivne efekt ja seda tõepoolest mina ei ole mõõtnud, aga jah, midagi head sealt ei tule igast. Mis täpsustab küsimus? Nagu te teate, kõik see tuuleparkide majandamine käib läbi KSA-de. KSA-s üks võtmeküsimus on kumulatiivsete mõjude hindamine. Ja kas teie teate ühtegi KSA-d, kus on tehtud regionaalne kumulatiivne mõjude hindamine? Ma arvan, et selle kohta vastus on väga lihtne, et seda ei olegi tehtud, sellepärast see ongi koobide kaela lükatud, et seda ei peaks tegema. Aga miks seda siis ei pea tegema? Vabandust, teie küsimus oli valesti esitatud. Miks seda ei pea tegema, vaid seda ei tehta? Aga peaks tegema? Loomulikult. Aga siis, ma ütlen siis lihtsalt infoks, et ma olen esindajaga, ise on Põltsamaa vallast. On olemas mitmed riigikohtu otsused, kus on varasematel perioodidel on tehtud maatasa tuuleparkide arendusi just sellepärast, et KSA-des ei ole teostatud tasemel kumulatiivsete mõjude hindamist. Et kui te loete oma KSA-sid, siis näiteks üks võtmeasi, mida otsige taga on erinevad kumulatiivsed mõjud erinevates kontekstis, eriti regionaalsed kumulatiivsed mõjud. Teie valla tuulepargid versus ümbritsevate valdade tuulepargid. Kas on ühtegi sõna sellest? Ja kui ei ole, siis küsige küsimusi. Selles mõttes nende mõjude hindamine on tihti veel see ka, et ei kasutata valdavalt, ei kasutata päris mõõtmisi, kasutatakse ikkagi lihtsalt Windpro modelleerimist ja kuna selle mõju valdavalt lõppebki ära 2-3 kilomeetri pealt, mida nad õigustuseks toovad, siis jah, nad ei saagi teha seal infraheli ülest või valla ülest, valdatee ülest või regionaalselt mingit mõju, sest nad lihtsalt kasutavad valesid programmi, nende jaoks ei eksisteeri mingit mõjusid, aga reaalsus on lihtsalt vastupidine. Et see on tõenäoliselt riigipoolne strateegia meelega, et saaksime võimalikult palju neid tuuleparke ehitada võimalikult väheste probleemidega, et lükatakse kõik kohalikud omavalitsused tankistideks ja tulemus on nagu ta on. Ma uurisin seda Kliimaministeeriumist ja neil oli mitme ministeeriumiga vastav koosolek sellel, et kas teha see riiklik. Ja vastus oli see, et kindlasti tuleb teha riiklik. Ja siis nad said aru, et kurat, et meil ei ole ju aega. Aastaks 2030 peab olema taastuvenergia 100% ja siis kõige huvitavam oli see, et see ametnik tunnistas ausalt üles, et lepiti kokku, et vaikime lihtsalt maha. Rahvale ei ütle midagi, meediale ei ütle midagi. Minu hinnangul oli see täiesti korruptiivne. Ja see ametnik ütles, et see käis siuke verevalamine, sest osad ametnikud ütlesid, et unustage ära, meie ei taha lõpetada käed raudus. Ja küsisin, et kes see siis nagu andis seda käsu, et tuleb maha vaikida. Ta ütles, et kõrgemad ülemused lausa ütlesid, et kes hakkab üldse kiitsatama kellegi midagi. Uks on seal. Ma tean, et niimoodi käibki riigiasutustes töö, et kõrged kantslerid
lihtsalt ütlevad, et me teeme niimoodi, kas see on seaduslik või mitte, see ei huvita neid, sest kui on eesmärk saavutada, et loomulikult jaa, kui tal asi jõuab nii kaugele, et asi peaks kohtusse jõudma, siis ta kindlasti võidab ta. Juba ainuüksi selle pärast, et need mõjud on hindamata. Ja need tulevad direktiivi nõuetest ka veel lisaks. Direktiivi järgi pole üldse mitte midagi. Et taastuvenergia direktiiv näeb ette elupaikade direktiivist ja ka kriminaalõiguse direktiivist tulenevalt, et kõik mõjud peavad olema hinnatud. See on väga peen juriidiline nüanss ja Eesti valitsus on läinud lihtsalt riski peale välja, et järsku läheb läbi. Et see on midagi, mida mina oma eluaja jooksul olen esimest korda 8 tööaasta jooksul, et nii mastaapselt. Et riigiametnikud teavad, et see on ebaseaduslik. Eesti meedia peaks seda uurima, aga need tegelevad oma nende uhuude otsimisega. Aga nad saavad ju ajakirjandustoetust riigilt. Jaa, see on ka omaette probleem, et näituseks ma võtan mütsi maha Postimehe ees, kes on praegu üks ainukene suurem väljaanne, kes tegeleb praegu massiliselt tuuleparkide uurimisega, et mis skeemid ja asjad seal taga. Teised meediaväljaanded, kaasa arvatud ERR, mis on meie rahva maksumaksja raha poolt rahastatud, tegeleb teie mõnitamisega. Teile pannakse silt otsa, et te olete uhuud ja asjad. Rändaktivistid. Venemeelsed oli veel viimane, see on ju viimane piir. Jaa, et see Kremli-meelsus ka veel sinna lisaks, et selles mõttes venemeelsus on ikka huvitav süüdistus, et kui me tahame tuuleparke, siis nagu Margus enam välja tõi, me peab olema kindlasti juhitav tagavara. Juhitavaks tagavarast plaanitakse gaasi. Kus kohast on gaas pärit? Praegu oleks Ameerikas. No jaa, aga kui Ameerikas kõik oma gaasi siia LNG all, siis kas te arvate, et maailma tulnud Vene gaasi hukka? Nii, ja järgmine küsimus. Aitäh. Minu nimi Lauri Koni ja minu tähelepanekud... Hakkan otsast pihta. Tere, minu nimi Lauri Koni. Minu tähelepanekud, mis toimub siis Põhja-Sakalas, Viljandi vallas. Kas siin on ka Põhja-Sakalast vallavalitsusest kedagi? On. Kui ma äkki eksin, siis andke käega märku, ma panen väga puusse. Aga selline väljavõte. 22.2023 volikogu istungul otsustati algatada Unakvere küla eriplaneering. 290 meetrit kõrgus. Eramaadele 16 tuulikut, riigimaadele 4 tükki. No, kindlasti saame aru, et praegu on see asi lahtine, et need tuulikute arvud ei ole vist päris kivisse raiutud. Kas teie olete sellest teadlikud? No vot, aga mis siis toimub? Tegelikult ei ole see päris okei, sest teada... Ma lähen edasi küsimusega. Eramaadele, kes need 16 tuulikut tuleb, kas teil on lubatud ka odavamat elektrit? Mingid lepingud? Ma toon teile näiteks, kui me tegime Valgamaal Õrus koosoleku, kus minu käes on ka Valga vallavalitsuse memorandum, kus lubatakse inimestele 4,9 senti kilomeetri ja Uniküla rahvale 2,9 senti, kuna nemad on tuulikutele väga lähedal juba seal. Aga mitte ühtegi sõna ei ole kirjas, mis on võrgutasud, mis on liitumistasud. Teada on, et ka meedia kuni 18 senti kilovatt oleks normaalne. Kus need numbrid tulevad nendel? Teine tähelepanek, mis ma olen vaatan nüüd Viljandi valla eriplaneeringut. Kahjuks ma tulin ilusasse Põhja-Sakalasse lumega. Meil Põrtsjärve Selva vallas ei olnud lund, et siin oli tore tulla. Ma mõtlesin, et ma saan siit oma telefonist saata arvutisse. Ma saan näidata Viljandi eriplaneeringu plaani, kus tulevad tuulikualad. Kolga-Jaani Viljandi Kolga-Jaani vahele alad 7A, kui te vaatate, kuna leiate üles selle eriplaneeringu. 7A, 7B alad, 7A-le 11 tuulikut,
7B-le 17 tuulikut, 28 tuulikut kuskile siis ja Volga, Jaali, Viljandi vahepeale. Teie ala oleks number 10 kuskile Järtsaare lähedal, 7 tuulikut. Miks mina võtan selle teema täna praegu üles ka Viljandi valla, sest see tuulikute mõjuala on juba väga suureks läinud. Mina Elva vallas, mis hakkavad tulemas Viljandi valda, valmatagused tuulikud hakkavad mõjuma ka Elva valla rahvast. Infrahelid, kõik. Koroona ei saanud süstidega meist jagu, kas nüüd nende tuulikute infraheliga hakatakse meid lihtsalt hulluks ajama, et me oleksime kõigega nõus. Me ei ole tegelikult sellega nõus. Aitäh teile! Tegelikult on üks väikene sõnavõtt planeeritud mulle siia vahele, et ole hea. Aitäh, tere kõikidele, mina olen Tiiu Nõmmik, olen Põhja-Sakala valla Üldeküla Kõrge-Kaasiku talu elanik. Mina kohe alguses teadsin Unakverre eriplaneeringust, käisin kohal kõige esimesel tutvustaval koosolekul enne eriplaneeringu algatamist. Juba seal küsisin küsimusi, olin aktiivne, seal ei protokollitud mitte midagi, eriplaneering algatati, loomulikult ma pettusin täiesti selles arendaja ja valla osalusel peetud tutvustaval koosolekul ja ma tõesti ei teinud rohkem mitte midagi, sest tundus, et ma olen üksinda. Aga nüüd tegelikult ma ei ole üksinda ja eelmisel aastal, kui minuga kontakteerus üks MTÜ ja ma arvan, et see oli ka detsembris, kui minuga kontakteerus üks Põhja-Sakala valla elanik, kes tundis väga suurt muret, et temale jäävad ka tuulikud kahte külge. Kes täna ei tea, siis Põhja-Sakala valda hetkel on käimas Unakverre eriplaneering, ülde eriplaneering ja nüüd on juba toimunud ka Repoweri oksjon, kus oli vist arvatavasti 3 pakkujat, aga kes selle on võitnud, ei ole hetkel teada. Unakverre eriplaneering on jõudnud sellisesse etappi, et 10. veebruaril toimub KSA esimese etapi aruande avalik väljapanek. Täna praegu ei oska öelda, mis seal kirjas on, sellepärast, et Unakverre läheb edasi ka detaili. Küll aga ma saan rääkida enda kogemusest natukene, ma olen täiesti segaduses vallakodanik ja lugedes nagu seda programmi, lugedes mitte veel päris lõplikku versiooni, aga vallavalitsuse dokumendiregistrist oli kättesaadav 19. novembri KSA esimese etapi aruande versioon, mis arvatavasti ei ole see versioon, mis Keskkonnaameti poolt lõpuks kooskõlastati, siis on nagu hästi raske aru saada, et esiteks juba see dokumentide hulk, et programmist ja KSA aruandest aru saada, ma väidan, et see võib-olla julgeb mingi 1000 lehekülge. Ma peaksin ennast kurssi, mitte ei peaks, vaid ma peangi ja olengi lugenud erinevad seadused, siis on juhend omavalitsusele tuuleparkide planeerimisel, siis on lindude ja nahkhiirde mingisugused, kuidas see oli, ka, et kuidas nagu planeerida tuulealadel, arvesse võttes siis nahkhiiri ja linde. Ja neid juhendeid on tegelikult hästi palju ja kui neid programme nagu vaadata, see on nagu hästi üldine kõik. Ja sa nagu ei saagi aru, et okei, et ma tahaks nagu arvamust avaldada, ma mine peale või ma ei ole nahkhiire spetsialist, ma ei ole linnuekspert. Et mis siis mina kui kodanik, kes ma tahan, et tegelikult rääkides nüüd konkreetselt Unakverrest, kus on maalaste ja parika looduskaitsealad, mida ma siis saan teha, et säästa või kaitsta loodust? Kindlasti tasub lugeda arvamustabeleid ja näiteks selle Unakverre puhul
Keskkonnaamet päris pikalt ei kooskõlastanud esimese etapi aruannet. Seal oli just linduega seotud mustoonekurega ja nahkhiirtega. Ja kui näiteks programmis oli, et augustis toimub nahkhiirte uuring, Keskkonnaamet küsib, kas see on ikka parim aeg. Arvamuste tabelist siis valla poolt, ma ei tea, kes on selle öelnud, tõenäoliselt siis need inimesed, kes seda programmi koostavad, ma ei usu, et vallaspetsialisti arvamus on, et ta ütleb, et jah, see on. Reaalses elus tehti üks nahkhiire uuring ühel päeval septembri lõpus, kus nahkhiired juba tegelikult on oma tallitumiskohtades. Keskkonnaamet juhtis selle tähelepanu, et see ei ole mingi uuring, samamoodi lindudega. Navesti jõe poole tegelikult, see puudutab väga suurelt üldala, on hästi suured lindude ränded toimuvad nii kevadel kui sügisel ja kuna minu kõrgekaasiku talu on täpselt enne Navestit, ma ei tea, linnulennult võib-olla 7 kilomeetrit võib-olla, siis ma näen seda igal kevadel või sügisel, kui massiliselt lendab linde jõe poole. Ja lindude uuringu puhul ka Keskkonnaamet tõi välja, et on tehtud väga nigel uuring ja selle uuringu, isegi selle nigela uuringu käigus sai selgeks, et hanelised lendavad sellisel kõrgusel, et peaaegu 50% nendest lendaks tuulikulabadesse. Ja kui ma loen neid arvamusi, ma loen seadusi, ma loen dokumente, siis ma olen väga suures segaduses vallakodanik ja inimene, sest ma nagu ei saa aru, et kust ma võiksin siis abi otsida ja ma ei saa aru, et kus see terve mõistus on, kus on eetika ja kus on need tegelikult uuringud siis, sest tegelikult esmane kohustus on ikkagi vältida keskkonna kahjustamist, looduse kahjustamist. Teisel kohal on leevendamine ja kolmandal kohal on kompenseerimine. Ja ma tean, et osad inimesed, kes tegelikult ka olid seal kõige esimesel Unapere koosolekul, ega peale minu keegi teine sõna seal ei võtnudki. Aga nad on öelnud, et see tundus lihtsalt niivõrd absurdne, et kuskile sohu looduskaitsealade vahele planeeritakse tuuleparki. Tänaseks me teame, et tõenäoliselt sinna tuleb 6 või vähem tuulikut meie poolele, aga kui siin on räägitud ka kumulatiivsest poolest, siis kohe Viljandi vallapiiri äärde sinna Unapere tuulikute järgi on ka tõenäoliselt 6 või vähem tuulikut planeeritud. Ja kui arendajaks on seesama arendaja, nii Põhja-Sakala valla poole peal, kui ka Viljandi valla poole peal. Ja kui ma sellest 19. novembri versioonist, aruande versioonist loen, et kumulatiivselt ei ole võimalik hinnangud mürale anda, sellepärast, et Viljandi poole uuringud või see menetlus või see eriplaneering ei ole veel sellises järgus, kuigi seal ka veebruarikuuses peaks tulema välja avalik väljapanek, siis mul tekib jälle küsimus, et kuidas see võimalik on, et arendaja on sama, planeeringud on sisuliselt enam-enam samas seisukorras ja kuna, ütleme seal Viljandi poolel MTÜ Niilusoo tegi ettepaneku, kust ja kuidas nahkhiirte kohta andmeid koguda, siis seal on tehtud nagu täpsem uuring, aga jutu mõte on nagu selles, et sama arendaja parin on kõrvuti ja ei ole võimalik kumulatiivset müramõju nagu öelda. Teine asi, näiteks selle sama infraheli puhul, täna me ju tegelikult ei tea, kas see on kahjulik, kas see ei ole kahjulik või kui kauge on üldse ohutus, ütleme inimese tervisele ohutu majast lähima tuulikuni. Me ei tea seda täna, sest metoodikad on erinevad, lugedes erinevate valdade eriplaneeringuid, lugedes neid samu tabeleid seal, mingeid muid materjale, siis see kõik tekitab juurde küsimusi ja nagu ei saagi päris täpselt aru, et kus on
õigesti midagi öeldud ja kus on võib-olla midagi üle paisutatud. Aga täna on teada, et Terviseamet on tellinud uuringu, milline see saab olema, need normid, müranormid ja kõik muu ei ole teada. Aga näiteks infraheli puhul minul on üks hästi hea näide. Ma olen eluaeg pidanud koeri ja minu viimane koer oli Mittel Schnauzer, kes oli maailmameister haukumises ja elasin tookord veel Tartus korteris. Töötasin ühes sellises ettevõttes, kus müüdi igasuguseid erinevaid peletajaid ja võtsin töö juures kaasa prooviks haukumisvastase infraheli peleti. Seal oli kasutusjuhend ja seal oli kirjas, et see on inimkõrvale kuulmatu. Ma panin selle ülesse ja minu kogemus selle infraheliga, mul ei ole aimugi, mis sagedus seal olla võis, aga minu kogemus juba siis oli, ma julgen öelda, 14-15 aastat tagasi. Ma tundsin, et mu kõrva trummikived lähevad lõhki. Mul hakkas õudselt halb sellest kõigest ja ainuke, kelle halb ei olnud, oli koer muidugi. Ma viisin selle koodi tagasi ja minu jaoks oli see teema nagu lõppenud. Igaüks võib ise proovida, see on minu arust väga kättesaadav vahend. Nad ei ole väga kallid ja saate testida, et kas siis on mõju või mitte. Ja ma arvan, et lõpetuseks ma tahaksin öelda seda, kui mitte ei tahaks, vaid ütlengi, inimesed, palun olge aktiivsed. Sellepärast, et kui tuleb avalik väljapanek ja arvamuste avaldamise aeg, kui te arvamust ei avalda, siis tuginedes planeerimisseadusele, te olete vaikimisi selle kõigega nõus, mis seal dokumentides on kirjas. Ja isegi kui võib-olla te ei jää sinna mõjualasse, mis see mõjuala on? Mõjuala täna talumistasude maksmise mõistes on 3 kilomeetrit. Kui suured on talumistasud? Kuidas? Kui suured on talumistasud? Need võivad olla erinevad. See mõjutab, kui palju jääb sinna neid majapidamisi. No, ma saan öelda seda, et meil olid päris suured numbrid talumistasudel, aga võttes arvesse seda, et me oleme hajaasustuses ja Ülde ja Unapere väga suurelt mõjutavadki just hajaasustust, mõtlen, et okei, et 17 aastat tagasi ostsin täiesti räämas maja, eks ole, kogu selle maa ja värgiga, selle mõttega, et ma tulen elan looduses, vaikuses ja rahus, siis täna tundub, et see päris nii ei ole. Ja kõige rohkem mu südant ikkagi valutabki see looduse kahjustamine. Et ma ei saa aru, kuidas neid uuringuid tehakse ja kuidas on võimalik see, et me lihtsalt saadame hakliamasinasse nahkhiired, linnud, et kes siis nagu peaks selles seisma, et kui meie ise vallakodanikud ei seisa selle eest, et säiliks meie puhas väärtuslik looduskeskkond, siis ega vald ei saa meid ka selles aidata. Sest kui me hakkasime allkirju koguma oma pöördumisele, ma tegelikult ju suhtlesin vallaga ja vald ütleski mulle, et inimesed on passiivsed olnud ja neil on raske midagi öelda või kommenteerida, kui inimesed ei avalda arvamust. Ja tegelikult see on väga õige märkus, sellepärast, et kui meie oma pöördumist ja allkirjade kogumist tegelikult alustasime juba 12. jaanuaril ja kuna oluline oli, et ütleme siis see mõjuala kuni 3 kilomeetrit, et seal inimesed peavad arvamust avaldama, me tegelikult ju alustasimegi sealt.
ja ma ei ole üksi, minuga koos on ka Marju Mets, kes tegelikult hakkaski käima talust talusse ja meile sai kõige esimese asjana sai meile selgeks, et need inimesed, kes on 1000 meetri peal, nad ei ole sellest kuulnudki, kuigi selles KSA esimese etapi aruande 19. novembri versioonis saab lugeda, et arendajal ei ole õnnestunud 1000 meetri perimeetri ütleme siis eluhoonete omanikega kokkulepet saavutada. Aga inimesed tegelikult ei teadnudki, nad ei ole ka teadlikud olnud kaugemal. Okei, vallalehes oli, kodulehel oli, kindlasti kuskil veel olid teavitused. See on jah, selles mõttes väga hea küsimus, sest tegelikult planeerimisseaduse järgi on omavalitsusel kohustus saata vähemalt mõjualasse jäävatele inimestele teavitus. Ja kes ennast näiteks seal Unapere teemal sellel kõige esimesel tutvustaval koosolekul kaasamises kirja ei pannud, ma ei tea täna seda, kas vald posti teel tulenevalt seadusest on välja saatnud teatud inimestele või mitte. Ma usun, et kui seda oleks tehtud, siis inimesed oleksid teadlikumad ja võib-olla nad oleksid saanud juba varem avaldada arvamust sel teemal. Et ma siinkohal kindlasti rõhutan ära ka selle, et meie aktsioon ei ole mingi valla vastane aktsioon. See töötavad ka inimesed, nende ütleme, tegemised peavad lähtuma seadustest. Meie eesmärk on ikkagi algatada dialoog ja leida kompromiss. Sest tegelikult see ei ole ju okei, kui me ei tea täna ikkagi, kas see 1000 meetrit on ohutu inimestele või mitte. Me ei tea isegi seda, kas 1500 või 3000 on ohutu infraheli poolest või mitte. Vabandust, me teame küll. Me juba teame. Ei ole mõtet rääkida sellist juttu, et me ei tea, kas 3000 meetrit on ohutu või mitte. 3000 meetrit on täiesti kindlalt ohtlik. Ma saan aru sellest väites, aga kui nagu teha sellist ütleme, kirjalikku arvamust või ütleme, suheldes vallaga, siis vallal on ju ka vald peab ikkagi tuginema seadustele, normidele ja need normid ja seadused, mis on ette antud, nad ei saagi midagi muud teha. No, see, kas norm ja seadus on pädev või mitte, see ei muuda seda, kas infraheli on ohtlik või mitte. Füüsikaseadused on ülemuslikud inimese loodud seadustele, nii kahju kui see ka poleks. Ja kui vaadata, kuidas infraheli langeb, siis vahemaa dubleerimisel langeb infraheli tugevus umbes 3 detsibelli. Seega, kui teil on tuuliku jalamil näiteks 72 detsibelli, siis 100 meetri kaugusel on, või 180 meetri kaugusel oli 66 detsibelli, 360 meetri kaugusel oli 60 detsibelli ja nii edasi. Tartu linnas kõvaks müratasemeks öeldakse 70 detsibelli, mis on ju väga kõva tase, selline tase on Riia maanteel. Kui me ehitame siia nendest tuulikutest, mis ma praegu rääkisin, 2 korda suuremad, siis nende tuulikute DBA ehk siis kuuldava müra hinnanguks on juba 107 detsibelli. Ehk siis arvata, et 3 kilomeetri kaugusel peaks olema ohutu, on absurd. Mina julgeks ausalt sellisest tuulikust lähemal kui 15 kilomeetrit elada. Ei, aga küsimus oli sinna pragmaatiliselt, juriidiliselt väga õige märkus, et tegelikult pragmaatiliselt, juriidiliselt on ikkagi seadus ülem püsinud. Ei, seadus ei ole ülem püsinud. Ei, selles mõttes on need asja ajamise kontekstis on. No siis tuleb küsida, kui kähku on võimalik seda seadust muuta ja seda tuleb kiiremas korras teha. Jõuke nüüd praktilisele tasandile. No praktilist tasandil on see, et inimesed... tähendab see, et seadus on füüsikaseadusest ülem, siis tuleb mingisugune lahendus leida selles olukorras. No siis tuleb küsimus see, kas me tahame, et lahenduseni jõutakse sedasi, et inimestel hakkavad infarktid tekkima või me tahame, et lahendusele jõudma enne, sest seadus tuleb viies füüsikaseadusega vastu, kooskõlas. Ja lõpetuseks.
Te nägite, et me kogusime allkirju ja tegelikult, kuna vallast öeldi, et kui inimesed ei avalda arvamust, siis nad ei saa midagi teha, me võtsimegi kätte ja tegime pöördumise Põhja-Sakala vallavalitsusele ja see pöördumine läheb ka Põhja-Sakala vallavolikogule. Ja meie nagu kaks sellist murekohta ongi just ohutu kaugus ja meil on kaks ettepanekut. Me teeme ettepaneku peatada planeeringut, kuni on teostatud tervisemõjude terviklik ja põhjalik uuring ja sellel põhjal tuvastatud inimese tervisele ohutu kaugus lähimas tuulikus. Ja number 2, mida me soovime, et teostatakse adekvaatne müra modelleering, kasutades lisaks helirõhu kaalutud keskmisele meetodile ka lineaarse muutmise meetodid ja kogu sageduspektri ulatuses ja ehk alates siis 0,1 hertsi. Kes ei ole sellele pöördumisele alla kirjutanud, kes soovib sellega ühineda, saab minu juures allkirjastada. Meil on tänaseks hetkeks alla kirjutanud üle 200, tugevalt üle 200 inimese ja tegelikult ma olin väga üllatunud, kui palju on tegelikult neid inimesi, kes soovivad kaasa rääkida ja kes soovivad oma arvamust avaldada. Aitäh nendele kõikidele ja ma usun, et neid inimesi on veelgi. Nad lihtsalt ei ole sellest teadlikud. Ja palun, kui tuleb Punakere avalik väljapanek, avaldage arvamust. Meil on olemas grupp Ülde Punakere Rebaueri planeeringute kohta, kus me saame jagada Facebookis, kus me saame jagada kogemusi, üksteisele toeks olla ja jagada mõtteid, sest tõesti selleks, et arvamust avaldada, see peaksid olema nagu jurist, linnuekspert, nahkhiireekspert ja keskkonnakaitseekspert ja jumal teab, mis ekspert veel. Aga üks inimene tegelikult ju ei suuda seda kõike. Ja selles mõttes koostöös ikkagi on mõtteid rohkem ja olgem aktiivsed kodanikud ja astugem dialoogi vallaga. Aitäh teile! Aitäh! Ja meil on üks kõnesoovija veel, nagu ma aru sain. Kõik siin viibijad. Ma olen täpselt samasugune lihtne inimene kui teie. Olen samasugune lihtne inimene kui teie Põltsamaa vallast. Minu nimi on Andrus Võinik. Meil on Põltsamaa vallas on läbi tehtud kõik see, mis nüüd kohe ees ootab. Ja ma arvan, et teil oleks vaja teada, mis teiega tegema hakatakse. Näiteks nendel avalikel aruteludel ja mida hakatakse tegema teie vastuväidetega ja nii edasi. Reaalsed kogemused on sellised. Alustame siis kõige alustamisest teie vastuväidetest. Te oma parimas usus istute maha öötunnid, nädalad, süvenete asjasse, püüdete aru saada, näete, et on ebaloogilisused, märgite need üles, ükskõik mis valdkonnas see on. Te näete, et see ei allu kainele mõistusele, te teete märkused, te saadate ära, te olete uhked endale ja siis saab see eelarvamuste kogumise voor läbi. Põltsamaa ATG koostas koostöötabelit, kus iga seaduse järgi igale esitatud vastuväitele tuleb esitada reageering vallapoolselt ja siis te sisenete sinna koostööfaili, arvate, et te olete muutnud maailma ja mida te näete. Kõik vastuväited ja mõtted, mis on esitatud, mis on nagu ilmselgelt ongi puudujäägid ja probleemid, 99% on taga vastused. Kõik on vastavalt kehtivatele seadustele, kõik uuringud tehakse vastavalt seadustele. Teie kartustel ei ole alust, tõenäoliselt mõju ei ole, mõju on leevendatav ja selline rodu läheb kõik järjest. Põhimõtteliselt nagu näkku sülitamine massiivselt. Selline asi toimub Põltsamaa vallas. Ma arvan, et selline asi hakkab toimuma ka teil, sest on kõige mugavam asi, mille taha pugeda. Kõik on vastavad seadustele ja kusjuures need vastused on jumala korrektsed. Kõik ongi vastavad seadustele, mitte keegi ei rikku seadust. Ehk tegelikult püsti on pandud väga lahe seadusandlik lõks teile kõigile.
teile antakse võimalus avaldada oma arvamust, oma mõtteid ja kõik see mässitakse sinna kehtiva seadusandluse sisse ja see lõpptulemus on 0 ja te tunnete ennast absoluutselt petetuna. Vähemalt niimoodi on juhtunud Põltsamaa vallas ja sellepärast on ka Põltsamaa vallas selline mäss lahti läinud. Te olete kuulnud, mis on toimunud Põltsamaa vallas. See ongi kõik sellepärast. See on nagu see köögipool, mida nagu ajakirjas mitte keegi ei räägi ja mida teame meie Põltsamaa valla elanikud, kes me oleme, ma ei tea, viskad oma eraelu, pereelu nädalateks taha, et aru saada, mis nagu toimub meil dokumentidega ja siis ongi, ja me saamegi tagasi selle, et kõik on vastavalt seadustele, kõik on korras, vastavalt seadustele. Nii, läheme edasi. Nüüd siin räägiti uuringutest. KSA-s on kirjas tohutult uuringuid ja kui te loete seda KSA-d pinnapealselt ilusti, siis tundubki, et kõik on kõik uuritakse, kõik tehakse selgeks ja tehakse need detailsemad uuringud, mida praegu pole tehtud, need tulevad pärast poole raudselt ja tulevadki vastavalt seadustele. Ja nüüd me lähme nüüd selle köögipoole, mis tähendab see lindude loomastiku uuringud. Vahet ei ole need linnud või loomad või kuradi nahkhiired või konnade kohta see kehti. Iva on selles, mis ma tahan öelda, et peaksite aru saama, et kui te hakkate küsima oma küsimusi. Kui, ütleme näiteks siin, isegi kogu Viljandi maakonnas või siis teie vallas teostatakse uuringuid, siis need uuringud tehakse nagu senise Põltsamaa praktika järgi ühe tuulepargi keskmelt või heal juhul mitme tuulepargi, 2-3 tuuleparki, mis on teie tuuleparkide ümbrus kõige lähemal. Aga sinna need uuringud ei võta mitte mingit moodi arvesse teisi tuuleparki, mis jäävad 50 kilomeetri raadiusesse. Miks see on oluline? Oluline sellepärast. Oletame, et tehakse loomastiku uuring, mis iganes loomad on väga liikuvad. Kui teil on siin praegu, kui tehakse praegu uuring, see uuring näitab, et teil on loomadega tuulepargi püstituse võttes on kõik okei. Kõik vastab seadusele, et ei ole ohtu loomastikule, see leevendatav jälle või mõju ei ole, siis nüüd kujutage ette, kui pannakse ümbruskonda veel samaaegselt või väga lühikese ajaakna sees hakatakse püstitama veel tuuleparke, siis mis toimub loomastiku liikumisega piirkonnas, regionaalselt? See uuring, mis tehakse praegu mingite loomade kohta, see uuring ei kehti ju sellest sekundist peale, kui algavad arendustööd teistele tuuleparkidele. Kogu see ökoloogia keeratakse absoluutselt segamini, ükski uuringu tulemusi ei kehti enam. Sama asi on lindudega, lindude pesitsusalad, lindude toitumisalad, need muutuvad ju, lindude rändeteed muutuvad, kohe kui hakkavad tekkima siia ümbritsevad tuulepargid, aga seda teile räägita, vaid öeldakse, et see lokaalne väike kohalik uuring ongi okei ja see ongi teil okei. Aga nüüd pange sinna juurde see kumulatiivne mõõde teiste tuuleparkidega ja esitage küsimusi selle peale. Ja põhimõtteliselt nii nagu meie lugupeetud külaline ütles, et kumulatiivseid mõjusid ei olegi, regionaalseid kumulatiivseid mõjusid ei ole võimalik matemaatiliselt hinnata, sellepärast, et selle jaoks sest ei ole sisendandmeid, kuna mitte kunagi Eestis ei ole esiteks püsitatud nii suuri, nii kõrgeid tuulikuid sellistes tuuleparkides, niivõrd lühikese ajaakna sees. Kogu see KSA kohe õigustühine absoluutselt. Nad ei suuda täita KSA kumulatiivsete mõjude seda peatükki, mis on selle dokumendi looduskaitse üks selgroog tegelikult. Aga mitte keegi ei ütle seda teile, vaid kogu see, kõik teie avalikud arutelud saavad toimuma teie 1 või 2 või 3 tuulepargi raadiuses. Ja see ongi teie lõks, kus te langete. Okei. Ma lihtsalt nüüd kohe jätkan ühe sellise asjaga, kuulates Põltsamaa juttu ja siin Viljandi ja mina olen isiklikult Pärnumaalt ja minul oli vallaga koosolek, rahvas kutsuti kokku, vald meiega rääkis, oli siis nüüd kolmapäeval toimus see. Ja mina küll ei ole hariduselt jurist, aga kui mina lugesin selle oma vallavanemale ette, meil on olemas selline seadus, ehk siis kohaliku omavalitsuse korralduse seadus paragrahv 2.
lõige 2 on selline, loen teile ette. Lõige 2 sätestab. Kohalik omavalitsus rajaneb riigi territooriumi haldusjaotusel ning teostub demokraatlikult moodustatud esindus- ja võimuorganite kaudu. Samuti, nüüd kõige tähtsam, kohaliku elu küsimustes rahvaküsitluse või rahvaalgatuse teel. Konks on praegu selline, kuna meil ei ole riiklikku planeeringut, seda tehakse kohaliku omavalitsuse eriplaneeringutega, siis minu vallavanem ütles seda ka, tunnistas, et jah, nüüd on see koht, kus kohalikel on võimalus kõige lihtsamat teed minna. Me ei soovi mitte ühtegi tuuleparki oma valda. Ja selle kinnituseks lihtsalt üks ajalooline näide. Minu hea tuttav Paikuse vallast, see on siis Pärnumaad ja see oli enne kohaliku omavalitsus, kõike seda liitud, meil on seal Pärnus Paikuse täna kuulub ju linna alla, Pärnu linna alla, aga omal ajal 2010 minu hea tuttav tegeles sellise asjaga, et kuna tookord taheti Paikuse valda panna, täna sinna ka samamoodi väga suurt pargid hakkas panna, 2010 hakati sellega pihta, tema oli naisterahvas, kes, aktiivne naisterahvas, läks korjas valla pealt allkirjad kokku, edastas need valda ja tookord tuli vallalt selline otsus. See on pikk jutt siin, aga lõpp on siis selline, ma loen teile ette. Et siis arvestades eelöeldud ja Paikuse vallavalitsus seisukohale, et nii kaua kuni pole suudetud lahendada sotsiaalset vastuolu Tammuru küla elanikega, ei saa asuda planeeringu kooskõlastamise juurde kõigi 3 välja pakutud variantidega. Et planeeringu menetlemisega edasi minna, tuleks planeeringut muuta nii, et plaanid jäävad asukohtadest sillad detailseks. Mõte on selles, et tuleb teha et rahvas peab olema sellega nõus. Et kui olete seda proovinud, väga huvitav. Täpsustada seda sama teemat edasi. Väga nüüd seoses selle rahvaalgatuse, rahvahääletusega, väga õige jutt oli absoluutselt, rahvas on kõige kõrgem, et kui kohalik rahvas arvab, et ta ei taha tuulikuid, kõlab megalt, see kõik on õige. Ma räägin teile reaalsest, mis on tehtud, mis on juhtunud teistes valdades. Näiteks, mis Põhja-Pärnumaa 2022 tehti rahvaalgatus, saadi allkirjad kokku, see läks valda, vald lükkas selle tagasi. Ma ei saanud aru, mis toimub, ma otsisin dokumendid üles ja selle rahvaalgatusele oli esitanud, arendaja oli esitanud oma vastuväite, enne kui vald langetas otsuse ja arendaja puistas üle kogu selle asja paksu juriidilise sodaga, aga mis oli, mida ma nagu tavainimese jaoks välja loppisin, oli see, et punkt 1, arendaja on tekkinud õigustatud ootus, et need tuulepargid tulevad. Ja see on üks argument kohe, millega arendaja läheb kohtusse. Teine argument on see, et kui teie, nii juhtus Põhja-Pärnumaal, ma rõhutan, ehk kui teie, olete Põhja-Pärnumaa, esitate oma rahvaalgatuses soove või nõudmisi, mis ei lähe kokku kehtiva seadusega, siis teie soovid ja nõudmised on õigustühised. Näiteks ma toon näite, et kui siin lugupeetud siin rääkis, et on rahvaalgatus, et nad nõuavad mingit seda heli uuringut sellest diapasoonis, väga õige, ma saan sellest aru. Kui teie rahvaalgatus läheb edasi juba valda ja vald küsib arendajat sellele vastulauset, kui ta teeb seda, siis arendaja ütleb, et teie olete kohalike elanikena esitanud õigustühiseid nõudeid, kuna seadus ei näe ette selliseid arendatud uuringuid ja juriidiliselt on kõik korrektne, see läbi kohtusse. Moraalselt on õigus teil, aga kohtusüsteem tammib teid maha. Okei, ma nüüd võtaks ka avalduseks sõna, et esimene asi, minu käest on
süüdistatud mind ja mõndasid teisi, miks me käime mööda Eestimaad ringi ja räägime seda, mis me räägime. Küll nüüd süüdistatakse palgalisteks agitaatoriteks ja ma ei tea, erakonna programmides ja mida kõik veel. Siinkohal, et kõigil selline oleks, jah, ma kuulun Erki erakonna juhatusse, samas ma olen käinud ka teiste erakondade alustatud koosolekutel ja praegu olen ka MTÜ-de poolt käinud ja praegu ma isegi ei tea, kes minu austusel on korraldada. Aga miks ma seda teen, ei ole mitte mingi erakonna plaan või kava, vaid reaalselt ongi see, et nagu te kuulsite siin just eelnevalt öelda, et nädal aega tagasi või paar nädalat tagasi, et isegi ei teadnud, et tuulikuid tahetakse ehitada. Veel vähem tõenäoliselt teadsite midagi väga põhjalik infrahelist või A-kaalumisest. Ehk siis minu eesmärk on ikkagi anda objektiivset infot edasi levitada. Et kas seda uskuda või mitte, ma ei tea, see peab teie otsuseks jääda. Teine asi, tuuakse välja jällegi seda tegemist, mis on jokkskeemidega, et juriidiliselt on kõik korrektne, vastab tõele, aga nagu ma ütlesin, mitte ükski seadus ei ole ülemuslik füüsikaseadustele. Ja kui teie inimesed, kui teie kogukonnad tulete kokku ja hakkate piisavalt palju ärmi tegema, siis need asjad jäävad seisma, et nad ei saa teist üle sõita lihtsalt. Et varem või hiljem, jah, öeldakse, et varem või hiljem ükskord me võidame nii, siis kui on ainult üks minusugune tola siin ees, kes käib ja räägib, või Matisugune tola, kes siin ees käib ja räägib, siis jah, kes sõidetakse üle, aga kui meie taha, kui meie moodustame meie kõik need inimesed, kes siin saalis praegu on, moodustavad meie ja järgmises saalis samamoodi, siis me võidame nii. Just nimelt siis, aga mitte ainult siis, kui mina või Mati siin käime mängime rolli. Mis veel? Miks ma seda infrahelitust üritan võimalikult põhjalikult lahti seletada, ongi see, et tõenäoliselt, see on minu hinnang, tõenäoliselt tahab riik läbi viia järgmised uuringud, kasutades sellest täiesti vale metoodikat. Ja siis ongi teie kõigi eesmärk, teie kõigi ülesanne peab olema siis, et vaatate peale, ahah, näete, siin uuringus on kasutatud 10 minuti keskmiseid tulemusi ja kaalutud TBA-ga, see uuring on mõttetu. Teie ülesanne on kohe, kui riik või keegi tuleb teile esitama selliseid uuringuid, et kuu peale saate, see on vale metoodikaga tehtud. Ja minu ülesanne, või mida mina teha saan, on just nimelt tuua välja need metoodika vead. Ja see ongi see, mille pärast ma ütlen, et füüsikaseadused on ülimad. Et nad võivad üritada väänata, mida iganes pidiga, aga kui teie inimestele saate aru, et teile aetakse jama ja te oskate ära põhjendada selle nagu teaduslikult, et aetakse jama, siis nad ei saa seda jama väga kaua ajada. Ja selle kõige parem näide, et ei saa seda kaua ajada, on juba see, et kohalikus omavalitsuses viiakse läbi ümarlauad ja kohtumised, et kuidamoodi kohaliku inimesi maha rahustada. KOV on kohaliku inimeste esindus. Ta ei tohi minna kohalike inimestega vastu, aga ta läheb. Ja seetõttu ongi nagu praegu probleemid ja see asi kasvab järjest suuremaks. Ja see asi on üle Eestiline ja te ei ole siin üksinda ja Põltsamaa ei ole üksinda ja Põhja-Pärnu ei ole üksinda. Ja see asi läheb suureks ja tegemist ongi põhimõtteliselt, ma ei saa öelda fosforiidisõjaga, aga ütleb nii, et järgmise Eesti sõjaga. Ja Rahvarinne 2. Ja mina üritan lihtsalt teile anda nii palju objektiivselt ja ausalt infot, kui ma vähegi võimeline olen. Nii, tere, mina olen Põltsamaalt täitsa tavaline, kolisin Tallinnas 6 aastat tagasi just nimelt rahu ja looduse keskel ja keset põlde metsa äärde sinna täitsa väike küla on meil, Pauastere küla. Ja kui ma siis kuulsin sellest juhuslikult Tapiku sõbra kaudu, et Hiie lähedal hakatakse meile suurt tuuleparki rajama, üks paremini säilinud Hiisi üldse, me oleme niisugused hästi, ma ei oska öelda, ametlikult maausulised ei ole, aga põhimõtteliselt käime ikka Hiies ja teeme asju ja siis mul hakkas mõte käima, et mis toimub. Läks nädala, me käisime Hiies, tegime filmi, kõik saatsime laiali, hakkasime levitama ja siis mu naabrina 2 või 3 päeva hiljem kuule, Teve, et ma nägin su videot, aga kas sa enda kodu taha ei ole vaadanud? Et ma kaardi pealt praegu vaatan, et sul on 1000 meetri kaugusel on 3 tuulikut planeeritud. Ma ütlesin, mis asja? Hakkasin siis vaatama ja päriselt ja nii ongi. Ma läksin nii närvi selle peale. Ütlesin mehele õhtul, nii, nüüd näed, paber on siin, nüüd hakkame allkirju koguma. Ja lihtsalt mehega kahekesi õhtul siis on hea, siis on näha, kus võsas need mõned aknad tuledega on. 3 päeva korjasime kogu oma külakaardi pealt, vaatasin järgi. 100% kõik majad, sõitsin läbi.
mõne juurde läksime ekstra nädalavahetusel, sest et meil on seal mõned suvitajad, kes kui käivad nädalavahetusel. Ma sain 100% kõikide inimese käest allkirjad, keegi isegi ei küsinud, kas või mis või mul oli mõned kiired punktid olid seal välja toodud, et me nõuame lõpetamist, et loodus, et ussid hakkavad rooma meile haedadesse, me oleme pinnavee kartlik ala, et meie pinnaveed ja kaevud võivad kokku kukkuda. Hästi lihtsad niisugused punktid, et iga vana tädikene, kelle juurde ma läksin, sai ka aru. Nagu sai päriselt aru, ta ei küsinud ka, muidugi ma annan allkirja. Inimesed hakkasid mulle helistama, kuule mind ei olnud kodus, aga ma kuulen, et sa liigud ringi. Kus sa elad, kas ma võin külla allkirja anda? See on nüüd see, mida teie saate teha. Eks? Kõik võtategi oma ajast, oma bensiiniga ja midagi ei olegi ette võtta muud. Kogute allkirjad, sest et meie saime Põltsamaal siis nüüd esimesed 2 küla, kes selle kiire kogumise tegid, oli teie küla seal, eks ole, Annikveres ja Pauastvere ja mõlemad meie tuulepargid vald tõmmas planeeringust maha. Me olime esimesed, kes kiirelt jõudsid reageerida ja viisime allkirjad. Ja meie tuulepargid tõmmati maha. Ühesõnaga, te saate teha neid asju, rääkida inimestega. Me trükime nüüd oma kulu ja kiiredega infovoldikuid, mida me hakkame Põltsamaa linnainimeste postkastidesse laskma, sest et nemad ei tea üldse mitte midagi. Neil on jumala sabi, sest et Põltsamaa linna ei tule ühtegi tuulikuid. Ja nemad arvavad, et nemad on kõik sellest kaugel. Ja kui tuleb hääletus, siis nad võib-olla ei lähe hääletama või kui lähevad, siis on mõned veel poolt, ütlevad, et oo jee, saame odavat elektrit. Ja me trükime nüüd seal, issand, see on suur summa. Me trükime voldikud, me lähme ja laseme kõikidele jälle oma ajast ja oma rahast postkastidesse. Nii et need on need asjad, mida te saate teha, rääkida poes iga vanamutikesega, rääkida kaltsukas iga tädikesega, et ta ei saaks aru, et aga tuulikute eest ju makstakse raha. Nii kui meie Põltsamaa kaltsukas oli päriselt ka. Ma korraks nagu sõbrannaga tuli tuulikutest jutt, et peame ikka midagi ette võtma ja vanamutid olid nagu aretusid, pead püsti need 5 või 6 mutikest ja hakkasid, aga meile ju makstakse raha. Kes neile räägib seda juttu? Kust see tuleb? Kas Sotsametist hakatakse ikka toimetama või nagu ma ei saa aru, aga vanamutid teavad, et siis makstakse raha. Nii et proovige need valed oma sõprusringkonnas, oma sugulase, oma vanaemade juures selgeks teha. Aitäh! Ja annan edasi mikrofoni. Tervist! Aitäh kõigile, kes oma kallist laupäevast on siia kohale tulnud. Mina tulin väikese seltskonnaga Pärnust ja olen Pärnu linnavolikogu aseesimees. Ja tahan siis öelda nüüd sellise sõnumi teile, mida te teha tõesti saate, otsige üles oma omavalitsuse volikogu liikmed. Volikogu liikmed on meie valimisseaduse järgi teie esindajad kohalikes volikogudes. Pole tähtis, kas ta kuulub koalitsiooni või opositsiooni, otsige üles need inimesed, kes jagavad seda muret, et neid tuulikuid ja eriplaneeringuid saaks peatada. Ja meie Pärnus saime niimoodi pidama ühe tuulepargi 7 tuulikuga Pärnu lähedal ja järgmisena on plaanis peatada eriplaneering, ehk siis see volinik saab minna volikogusse, kirjutada eelnõu, millesse siis kirjutab sisse põhjendused kõik ja palub peatada eriplaneering, kuni tulevad siis täpsemad uuringud. Nüüd olen käinud ise ka Valga rahva koosolekutel, meil Pärnus oli 100 inimese koosolek, olen siin, näen, et tõesti väga palju rahvast on tulnud, suur tänu. Ja süüdistatakse nendel rahva koosolekutel tihtipeale siis valla inimesed olete ära ostetud. Tavainimene arvab seda, et nagu nii olete kinni makstud, ära ostetud. Mõnes mõttes ei ole see õige, et kellegi oleks isiklikult otse midagi makstud. Aga tuli Valgas välja aruteluga, seal oli volikogu esimees kohal, kes kuulub Reformierakonda, ja siis tuli välja selline asi, et riik maksab meie maksumaksjate rahaga sellele vallale, kes edukalt viib läbi selle eriplaneeringu 50 000 eurot preemiat. Aga enne seda, kui käib see eriplaneeringu menetlemine, on selline
projekt, mille nimi on tuuleparkide kavandamiseks vajalike eriplaneeringute menetluse võimestamine. Eriplaneeringute võimestamine. See tähendab seda, et valdadele on sellises projektis antud võimalus raha saada, et võimestada neid planeeringuid ehk kiirendada. Ja selleks võetakse tööle täiesti väljastpoolt eraldi ametnik. Valgas oli sellele ametnikule ette nähtud 83 000 raha ja teine osa sellest summast, 200 000, oli siis Valgas ette nähtud riigi poolt selleks võimestamiseks. 117 000 advokaadibüroo palkamiseks, ehk siis riik annab maksumaksja raha omavalitsusele, et omavalitsus saaks võidelda kohaliku rahvaga meie raha eest advokaadibüroodega. Nii et see on üleriiklik, nii et kõikidel omavalitsustel, kellel on need eriplaneeringud, on need rahad ette nähtud. Nii et minu soovitus on, otsige üles volikogu liikmed, tehke eriplaneeringu peatamise eelnõud või siis tagasikutsumise eelnõud seal, kus on juba võib-olla eriplaneeringud lõpetatud. Aitäh ja jõudu kõigile! Ma ütleks ka veel üks küsimus on sealt tagant. Okay. Ole hea. Tervist! Tõuse ikka püsti ka, mis sa nallitab seal? Ma räägin istudes, siis ei. Samasugune... Juba hakkab pihta. Austab. Kurat, ta võiks rahvast austada. Ma tegelikult olin siia samasuguse mureliku inimesena nagu kõik teie. Et need jutud, mis... Kui te vast ei ütle ei, kui ma räägin pikemalt. Et nagu ma ütlesin, ma olen samasuguse mureliku inimesena siin. Miks? Mu taust on see, et ma siin olen küll tänaseks on üle 2 aasta vallavanem, aga tegelikult 14 aastat Pärnumaal vallavanem. Ja need planeerimisprotsessid, mis on olnud, kuidas selliseid tuulikuid siis näiteks tehakse, et tuleme aga Liivi lahe tuulepargist, siis maavalitsus toona, ma ütleks, et jõuga sõitis üle valdadest. Toona tehti seda planeeringut selliselt, et maavalitsus sisuliselt sõitis omavalitsustest üle niimoodi, et osad omavalitsused veel jõudsid kooskõlastada planeeringu. Me olime ainsad, kes toona ei kooskõlastanud, kuna alguses tegelikult planeering algatati hoopis teistsugustel eesmärkidel, tegelikult tehti tuulikud. Nii et kui me täna vaatame, kus Eestis tuulikud teha saab, siis tegelikult Liivi laht on hetkel ainus koht kahjuks. Seda planeeringut tagasi pole õnnestunud kutsuda. Ja millal ja kuidas need tuulikud sinna tulevad, ehk siis näis, et riik seda üritab väga suure jõuga sinna suruda. Järgmine teema Tootsi tuulepark.
tänaseks siis Tootsi tuulepark töötab. Oma köögiaknast näen 10 tuulikut, tegelikult kokku 38. Õnneks nad on põhja pool, et juhul, kui nad oleksid loode vist on selle põhituulesuund, kui nad sealt poolt tuul oleks, siis oleks palju hullem, aga kui tuul põhja poolt on, siis lennukimüra on kuulda. Need muud mõjud on hetkel mul endal veidi raske kommenteerida, et ma talvise ajal on suuresti Suurejaanis elan, nii et ei oska seda väga hästi kommenteerida, kui palju see nagu oleks mõjutanud. Mis mind võib-olla väga palju häirib, mis võiks häirida, millest on räägitud, aga ei ole tuulikute poole pealt, vähemalt siin täna ei räägitud, et ma olen kuulnud, et tuulikud ajavad pilvi laiali, et olles põllumees, siis arvestades, et inimesed kõik tahavad süüa, siis see on kindlasti väga suur mure, et kuhu siis, mis neist saab. Et kui pilved laiali, kus maad pilved kuskil kokku tulevad, suved meil niigi põuased, et seda peaks kindlasti rohkem uurima, seda peaks korrastama. Nüüd veel kaugemad asju, et kui tulla tuulikute tasude juurde, siis ma arvan, et ma ei eksi, kui ma ütlen, et see tuulikute tasu, et üldse valdadele inimestele midagi makstakse, on tegelikult tulnud meie enda vaidlusest siis eelmises töökohas, kus me selle vaidluse tagajärjel kutsuti mitu ministeeriumi korraga kokku. Vaidluse põhimõte oligi see, et vallad on väga üksinda ja arendajate vastu. Ja tänaseks siis riigi poolt on mingisugused meetmed tehtud. Kindlasti need ei ole piisavas suuruses summad liiga väiksed. Mis veel kaugemalt? Siin oli juttu sellest kaabli maa peale toomisest Lottemaa juurest ilmselt ei tule. Tõenäoliselt, kui need kaablid tulevad, siis altpoolt. Mida ka ei ole täna uuritud ja üldse ei taheta uurida on kalandus. Räim on siis arhipelaagiline, on see sõnaki. Et teda tegelikult ei ole väga palju räim uuritud, aga mitte seda, kas ta tuleb kudema või tuleb. Ehk siis tegelikkuses riik sõidab üle erinevatest sellistest uuringutest, et me täna siin ka kardame, et kas kõike tehakse õigesti. Ma ütleks, et see kahtlus on teil õigustatud. Küsimus oli teavituses. Me jõuame sinna nii. Nagu ma ütlesin, ma räägin pikemalt, siis kui juba sõna pidin võtma. Et teavitamine, jah, valla poolt võtame veel siis juriidilist protsessi, et Põhja-Sagala valda peab kiitma, et üldplaneeringu vastuvõtmine peale ühinemist Eesti üks esimesi ja praegu väga palju omavalitsusi, kus seda ei ole. Üldplaneering on vastu võetud ilma, et seal oleks kajastatud tuulikuid. Ehk siis kõik, mis puudutab tuulikuid, on üldplaneeringut muuta. See tähendab seda, et kui vallavalitsus muidu on igapäevase asja ajaja, vallavalitsus volikogu on delegeerinud sinna asju, siis üldplaneering on nii suur dokument, et vallavalitsus sellises kontekstis on otseselt vallavolikogu käsutäit. Teadusprogrammis muidugi aga käsutäit. Ehk siis tähendab seda, et täna on eriplaneeringu algatav volikogu, vahepealne küll paberimajandus on valla käes, kui me räägime sellest teavitamisest, siis paraku on alati inimesi, kes pole kuulnud kahjuks, aga nagu Põltsamaa mees siin rääkis ja veel inimesed, siis ma olen üsna kindel, et vald on teinud seaduse kohaselt asju, nii nagu need nõuded on. Küsimus on selles, et kas need nõuded, kuidas on mingid asju tehtud või teavitamine peaks olema teistmoodi. Ja kui palju see tänaseks hetkes midagi muutnud oleks, on ka nii ja naa. Et peamiselt muudatushetked hakkavad sellest hetkest pihta, kui need planeering on avalikul väljapanekul, siis on ettepanekute aeg.
loomulikult sel hetkel tulgegi välja, tehke ettepanekuid ja siis selle alusel saab volikogu öelda siis, mis edasi saab. Nagu ma ütlesin, üldplaneeringut muutuva asjaga ehk siis seal otsuseid võtab vastu ainult volikogu. Vallavalitsus ei võta seal ühtegi otsust vastu. Nii et selles mõttes üleskutse on õige, et rääkige volikogu liikmetega, mis meelsus neil on. Kindlasti vallavalitsus selleks, et saaks teie siis parandusettepanekutele vastata, tõenäoliselt on tänane seis see, et me kutsume kokku enne volikogu mitte siis sellise ametliku koosoleku, kus siis püüame teada saada volikogu üldist meelsust. Mina seda täna ei tea, tean võib-olla 1-2 volikogu liikme arvamust. Ehk siis vaja on teada, mis suunas volikogu tahab, et seda menetletakse. Ehk siis on ka lihtsam meil vastata. Tänaseks on planeerimisseis siis selline, kus üks planeering 2 saab tulla potentsiaalselt üldse selle volikogu koosseisu kätte ja planeeringu vastuvõtmiseks. Et veel natuke kaugemalt siis proua rääkis siin, et Paikuse vald ütles ei nendele asjadele, sest tegelikult on tänaseks 2015 aastast uus planeerimisseadus. See planeerimisseadus on omavalitsustele inimestele palju ebameeldivam või et riigi poolt võimalikke asju peale suruda on palju lihtsam. Järgmine asi, mis siis joonobjekti või sundvalduste seadus, mis samuti on tehtud, et riik tegelikult on jõupositsioone nendes kohtades oma tugevasti tugevdanud. Ja kui veel planeeringutest, et kui palju nagu tuulikuid peaks olema, siis millega ma ise olen ministeeriumis mitmel korral rääkinud, et see võib-olla on nagu mõtted või meelsused muutub, et kui palju meil tuulikuid päriselt vaja on. Aga tegelikult me teeme nagu üle Eesti 7 kohas, sest oli mingi hetk planeeringuid tuulikutele merre ja reaalsuses on tarvis ainult ühte. Et nagu siin on, et salvestada sisult ei ole võimalik ja sel hetkel, kui tuulikud toodame nii palju igale poole, et seda pole kuskile pannud, tegelikult on ainult ühte samasugust Võrtsjärve siis või millest iganes me räägime maa peale. Et sellest tegelikult piisab. Nüüd on siis see mõttekoht, et kas me oleme demokraatlik riik või ei ole, et võib-olla mingis kohas, kus planeerimisseadus juba sellisest tegime, oleks võinud siis olla nii ebademokraatlik, et teemegi, riik ütleb jõuga, et me teeme siia selle positsiooni peale tuulikud ära ja hüvitatakse seal kõik need meetmed, mis siis tarvis on. Igal juhul on, ükskõik kus me seda teeme, igal juhul kahjulikud mõjud olemas. Kui suurendada, need on igal pool erinevad, hinnatakse ära, hüvitatakse inimestele, mis iganes moel, kui see võimalik on. Aga me tegelikult täna siis oleme demokraatia tegemise tõttu üle Eesti mere peal, 7 kohas, maa peal, täna igal pool muudkui nagu lahendame siis probleeme ja siis need, kes ees on, siis need teevad kuskile tuulikud ära. Aga igal pool ärritab inimesi. Mere peal, mere ääres, maa peal. Et see on see probleemi koht. Ja kui riik on lubanud Euroopale, et me teeme taastuvenergiat, siis ilmselt sellest pääsu pole ja see viis, kuidas me seda teeme, kindlasti ei ole nagu mõistlik. Nagu sina meiega kõrvale seisnud. Mis nemad on lubanud? Noh, jah, see ongi, et me saa igal ühel tuleb koju ütlema. Mina ütlen, et nii kaua, kui te ütlete, et ilmselt sellest pole pääsu, see ei ole suhtumine. Mis mõttes ilmselt sellest ei ole pääsu? Me ei kooguta, me ei lase endast üle sõita enam, halloo, sellest on pääs. Kui kogu rahvas tõuseb selle vastu. Seda ma teile ütlesingi, et tulge, kirjutage neid kirju. Mis sa siis ütled, et pääsu pole? Aga see on volikogu ja mitte vallavalitsus. Ja mis ma veel tahaks öelda, on see, et siin küll kaamerad mängivad, et ma ei saa nagu rääkida väga täpselt kõigist neist üksikasjadest. Aga kui
kui tegelikult tahetakse väga suuri ja olulisi muudatusi, siis tegelikult tuleb pihta hakata mitte sellest, et me oleme vastu, vaid kuidas muuta seda alusdokumenti, millele me vastu oleme. Et siin oli ka veidi juttu sellest, et on tarvis üle-eestilist või mingi suurema ala peal neid mõjusid hinnata. Et tegelikult eelmises töökohas võiks loetada päris mitu erinevat väga suurt objekti. Via Baltica võib olla kõige lihtsam välja öelda. Teisi mitte, et mida ei oleks mingil juhul tulnud sellisena, kui ei oleks muudetud alusnõudeid ja seaduseid. Ehk siis tuulikutega sama, sealt peaks rohkem pihta hakkama, mitte selle eiga või täna me ka selle eiga nagu jõuaksime sinnani, et siis mida rohkem neid omavalitsused riik peaks vaatama mingi asja nagu ringi, et see on see võtmekoht. Et need asjad muidu ei teki, et me ei võtame selle Via Baltica, et okei, looduskaitsele kindlasti see ei meeldi, kui ma ütlen, et väga hea ja saime lahti sellest looduskaitsest seal ääres, aga tegelikult 45 aastat ei ole Via Baltica veel 4-realist teed tulnud ja nüüd siis eelmisel sügisel avati esimene lõik siis Pärnust allapoole ja see töö, et seda saada, oli 6, 7, 8 aastat, 2 ministrit kohale ja muudetigi reeglid lõpuks ja võeti kaitseala teist ära. Et kui midagi väga tahta, on see kõik võimalik, aga see algab reeglite muutmisest. Aga see mõte on siin hea, et vallad seljad kokku paneks ja hakkaks nõudma kumulatiivse mõju hindamist. Et arvata, et me oleme nagu kuskil teise poole peal, et ma tõesti ei tea volikogu liikmete arvamust, et siin on Margus oli kuskil, Toobal läks juba ära, aga Margus oli kohal, et ma ei usu, et inimestele volikogu selja pööraks ja sõidaks üle, aga see oleneb sellest, kui palju te ise nagu ei ütlete ja argumenteeritud muidugi. Minu meelest on praegu põhiline kommentaar, et meil ei ole midagi teha, nii palju kui mina olen rääkinud. Me peame alustama planeeringu. Kas ikka on? Planeeringut alustamisel keelduda ei olnud volikogul võimalik. See on läbi käinud tee, mida volikogu liikmetele ette heita, et nad planeeringu algatasid. See ei ole nagu kindlasti õige. See, kas seda menetletakse õige protsessina üleriiklikul, kas oleks olnud õigem, siin ilmselt juriidilised vaidlused võimalik ja mõistlik läbi pidada, aga kas kumb pool peale jääb, et täna oleme situatsioonis, kus sellised planeeringud Eesti peal liiguvad, et täna tuleks vaadata siis selles pildis, isegi kui seda muud teemat nagu ajada, et kas see on õiguslik või mitte, peaks selles teemas ju edasi liikumine jätkub, et siis siin tuleb ikkagi vaidlustega jätkata. Sellist teemat nagu ei ole jutunud. Viljandi valla ja Põltsamaaga ja Järvaga me puutume siin rohkem kokku ja Türi ka kindlasti, et ega see kumulatiivne mõju on nagu tõsine teema, et kui Türi vald plaanib, ongi, et üldplaneeringud me oleme üksteisel kooskõlastanud ja siis nüüd Türi vald planeerib meie siis külje alla Võhma linnast kilomeetri millegi peale tuulikut, ehk siis ilmselgelt see ei ole nagu kooskõlas mõistliku tegevusega, ongi küsimus, et kelle poolt see nagu siis tehtud, kas vallavalitsus tahab või volikogu seda väga tahab, et seda tehakse või surutakse riigist ja eks see on ka kindlasti veidi erinev, et kui kuskil poliitilises erakonnas keegi koalitsiooni poole peal riigis, siis ilmselt neid ka survestatakse. Ma arvan, et aga päris küll muidugi ei tea alla ja need numbrid, millest siin keegi tõstatas, et omavalitsusele antakse raha, et planeeringud läbi teha, et tõesti meil on ka
saadud üks rahaga, see on selleks, et ametniku töökoormus suurendada seetõttu, et seda planeeringut teha, et ei midagi enamat. 0,3 ametikohta saime juurde. Mulle teavitustöö eest ei maksa keegi palki. Tuulikutasu ja sellest ma juba rääksin, et need on nii väiksed summad tegelikult. Mis on väike? Ma olen nagu raske tuua siin seda näidet, et ma ei tea, kui palju meil neid tuulikuid siia tuleb. Tootsi tuulepargi kohta võin seda öelda, et Tootsi tuulepark suudeti niimoodi kahjuks ära teha, et Pärnu maakonda 50 miljonit vahetas omanikku. Ma ei tea, jälle võib-olla oskab öelda, et kas lõpuks on mingisugune kokkulepe, mis sellest Pärnu sillast tuli riigilt seetõttu, et tuulikuid siia tuleb. Minu teada ei ole tulnud. Ehk siis 50 miljonist eurost, mis vahetas omanikku, okei, küll riigi enda käes. Maakonna arendust ei pandud mitte ühtegi senti siin. Ja Tootsi ümbruse teed, siit samast lähme Lammusele juurest mööda, teed on kõik ära sõidetud, röötas. Oma kodu juures meil on natuke teed korda tehtud, mis riik ära lõhkus, aga Tootsi ümbrus oli kõik oodanud tegemata. No just. Et eks mina teiega selles mõttes samasuguse mureliku kodanikuna, et kuidas seda asja üheskoos lahendada, ehk siis aeg näitab, aga olge aktiivsed. Ja selles mõttes, et kas te täna teadsite või teate, et tuulikud on kahju, kui te ei ole nagu informeeritud olnud ja lugenud neid uudiseid, mis on kirjutatud, aga praegu nüüd üks planeering, kas on juba või tuleb avalikule väljapanekule, nii et siis seal on võimalik kirjutada arvamust. Tohib ma kommenteerin korra või täpsustas ühte asja? Aitäh sulle, et sa ütlesid niisuguse asja, et kohalik omavalitsus ei saa algatamata jätta, et ta peab. Ma vaidlen sulle vastu. Pärnu linna volikogu 11. oktoober 24, päevakorrapunkt number 5. Lemmetsa küla tuulepargi detailplaneeringu keskkonnamõjude strateegilise hindamise algatamine. 2 poolt, 29 vastu, 1 erapooletu. Läks maha päevakorrast ja ei algatatud. Detailplaneering. Ja see ei ole ainus. Päevakorras saab võtta. Lõpuks sunnitakse. Ma olen olnud ise Toriga liige, kui üks samasugune planeering või muu teema küll jääd algatamata. See surutakse lõpuks jõuga peale, sa pead algatama. See ongi planeerimisprotsessi, planeeringu tegelik olukord, kus pead selgeks tegema, kas on nagu võimalik mingi asi või ei ole võimalik, et see planeerimise protsessi ülesanne. See küsimus on selles, mis nagu täna kogu selle asja juures probleem on, see planeering maksab arendajale nii palju, et isiku volikogu lõpuks ütleb ei, siis on suur tõenäosus, et minnakse kohtusse ja surutakse ikka peale. Mis te kardate seda kohut? Mõju või päriselt tahetakse, et neid asju ei tule, seal olema see või olla see, et muudetakse algseid põhimõtteid seadustus kuskil. Mingid muid asju. Palju hullem on rahva vastu kohtusse minna. Vabandust, ma nüüd tahaks ka natuke rääkida. Jah, ma olen siin väga palju kuulnud praegu sõnasid juriidiline ja talumistasud ja ma ei tea, Euroopa Liit käsib meil minna roheliseks 100% ja nii edasi, et ei saa hakata juriidiliselt vastu ja muud niisugust toredat teksti ka, et mis leidaks ette käinud. Ma tuletan teile kõigile ühe asja lihtsalt meelde. Me räägime raha versus elukeskkonna muutmine terves Eestis toksiliseks. Kui keegi tahab tulla ja öelda, et puudub juriidiline tahe, puudub võimekus, ma ei tea, nad tahavad andma 1% talumistasu, siis arvestage sellega, et te räägite terve Eesti muutmine toksiliseks. Te ei räägi siin mitte mingist juriidilisest, nagu ma ütlesin,
unustage või füüsika viisakalt öeldes ära, te räägite praegu füüsikaseadused versus inimese loodud seadused. Kui teie inimese loodud seadused ütlevad, et te ei saa sellele vastu hakata või et ei saa protsessi peatada või et ma ei tea, talumistasud on nii suured või et inimesed peavad kaaluma, ma ei tea, 10 inimese 100 eurot lisaks versus ühe inimese tervis, andke andeks, see ei ole kuskilt otsast võrdväärne asi, mida kaaluda isegi. Kui te tahate muuta terve pagana Eesti toksiliseks, lihtsalt sellest tulenevalt, et Euroopa Liit teile nii ette ütleb, siis tuleb küsida, kas me peame olema Euroopa Liidus. Te muudate Eesti samasuguseks, nagu on mingi Kongo koobaldi kaevandus. Kas te tahate, et teie lapsed kasvavad seal või? Ma soovitan nagu tõsiselt kõikidel vallavanematel, vallavalitsuse liikmetel, vallavolikogu liikmetel, kõigil inimestel soovitan tõsiselt minna ja vaadata natuke peeglisse ja mõelda, kas see raha, mida teile pakutakse, kas see potentsiaalne raha, mille tuuliku eest saab, kaalub üles terve elukeskkonna muutmise toksiliseks. Kas vald praegu kuulab ja telefonitääs palju? Oota, ma tahaks ka Ma väga vabandan, nüüd veel kiiresti, mida teile ei räägita, aga mida te kindlasti peate teadma, kui hakata oma otsuseid ja asju tegema. Nimelt, kui nüüd oletame, et tuulikud tulevad, siis teie, kes te elate siin vallas, kelle teie perekonnad, lapsed jäävad see elama, siis teate, et need tuulikud, mis pannakse püsti, siis kogu edasise tuulikute eluaja, ükskõik mis probleem tekib tuulikute suunal, kas tekivad terviseprobleemid, kas tekivad infrastruktuuri probleemid, kõige eest vastutab ja maksab hiljem vald. Kui keegi teist kui kellegist tekivad 10 aasta pärast teaduslikult tõestatud terviseprobleemid, kuna teadus areneb edasi, või tekivad 100 teie valla inimesel terviseprobleemid ja te lähete kohtusse, siis vald hakkab maksma oma eelarvest neid rahasid. Arendaja ei maksa mitte midagi. Kui teie teed hakkavad lagunema tuulikute ehitamise ja hoolduse tõttu, siis vald maksab teed remondi eest. Arendaja ei maksa mitte midagi. Kui juhtub keskkonnaõnnetused, tulekahjud, õlilekke, teil ka põhjavesi kaevudest, vald maksab. Arendaja naerab pihku, samamoodi nagu riik. Mõelge selle peale. Kõige eest vastutab vald peale tuulikute püstitamist ja seda teile ei räägita. Samamoodi, mis nüüd puudutab see suur KSA dokument, mis siin öeldi, et on mingi 500 või 1000 lehekülge, ja on küll. Aga teate, milline on vaikne saladus nendega veel, selle KSA dokumendiga? Kui teil tulevad avalikud arutelud, siis teile öeldakse, te püüate väita, et see KSA on ebaloogiline, seal ei klapi midagi kokku. Valla esindaja, arendaja, kes iga ütleb, kõik on kooskõlastatud vastavalt seadusele, ministeeriumite ja ametitega. Aga te teate midagi, ükski see antud kooskõlastus ei maksa mitte midagi tegelikult, sest lõpliku KSA dokumendi õiguspärasusest vastutab vald. Ja on olemas kohtuotsused, konkreetselt ka kaasuse numbritega, kus on see kirjas, et eelnevad ministeeriumite ja ametite poolt peale antud kooskõlastused ei oma mitte mingit tähtsust, vaid vald peab seda nii-öelda kontrollima ja sellest vastutab vald. Nii et mõelge ise edasi. Aitäh! Ma olen käinud selle tuulikute teemaga igal pool kaasas. Eile sain otsa ette laksaka. Kui eestlane ütleb eestlane, et mina olen idatrollide käsilane, see on see tuulikute teema, kuhuni me oleme jõudnud. Repliiki tahtsin Põltsamaa allkirjade kogumisest rääkida. Ma võtsin ise ka Põltsamaa allkirjade kogumisest osa. 4,5 tunniga 330 allkirja andsime vallavanemale üle isiklikult, koopiad enda kätte. Aga mis täna nüüd välja tuli? Vallavanem väidab, kuigi ma palusin igal inimesel Põltsamaa valla elanikel kirjutada allkiri. Okei, läksin alla mõned allkirjad, ütleks nii, et kuskil 80% on ikkagi sellest allkirjadest olid Põltsamaa valla elanikud, 20% mitte. Aga mida täna väidetakse? Et 80% oli väljaspoolt valda.
Televiisoris ta julges seda öelda. Seda öeldi sealt samas televiisoris. Samas öeldi seal samas, et vallavanem süüdistab mind, et see on mingi erakonna teema. No okei, oli erakonna teema, aga kogukonna esindaja oli mul kõrval. Eelnõust, mida siin räägitakse, tegelikult eelnõu tuleks sõnastada ei tuuleparkidel Põhja-Sapala vallas. Ei peaks olema siin kahtipidi mõtlemist, neid ei ole vaja siin. Üks väike nali ühest koosolekust, kus üks arendaja ütles, et need inimesed, kes elavad mujal maailmas tuulikute all, nende eluiga on keskmiselt pikem. Mida te virisete? See oli Pärnumaal vist. Kinnisvarast rääkides, seda täna siin sellest juttu oli olnud. Pärnus on olemas, oli Pärnus vist, võtan sõnad tagasi, on olemas notari sissekanded, kuidas on juba kirjutatud sisse, kui elate tuulikute mõju piirkonna, siis teie tervis võib halveneda. Ehk seega teie kinnisvara hind hakkab kukkuma. 50%. Ja on pääsu tegelikult sellest asjast. Ja ma julgen selle ilusti välja öelda. Kui teisiti ei saa, siis me lähme Kliimaministeeriumi ette kõik koos. Kas tulete? Seda ma tahtsingi teada, aitäh teile. Tuulikulabad, mis küüdivad hästi kõrgele, meie elame nagu Põhjamaal, need lähevad jäässe teatud perioodi. Ja neid peab puhastama. See puhastus ei ole sugugi nagu odav. Neid tuleb pritsida helikopteri pealt ainega, mis ei lahustu, mis tulevad alla ja lähevad maasse, hävitavad meie loodust ühesõnaga, et sellest nagu ka ei ole räägitud, et täna härrasmees seal Kirjusainu rääkis loodusest, et kuidas selle asjaga muidu on. Nende labade puhastamine ja see aine, millega neid labasid puhastatakse. Mina tean, see on üks osa sellest autojahutusvedelikus on see üks. Aga see ei pidavat päris hea olema, see vedelik, millega neid puhastatakse. See on sama vedelik, mida kasutatakse lennuki tiibade üles sulatamisel. Jah, et mis sellega on? Lühidalt üteldes keegi ei tea. Et meil on selle tuuleõhkutega see probleem, et meil ei ole piisavalt informatsiooni, kaasa arvatud selle keemilise protsessiga, see on tõsi, jah, et nad ära ei külmuks ja talveperioodil, kui kõva külm on, siis tuulikud ei tooda elektrit, vaid tarbivad elektrit. Sest muidu nad lähevad täitsa rikki. Et see on tegelikult üks tohutu skeem, lugupeetud inimesed. Et jaa, Euroopa ütles, et meil on taastuv energiat vaja. Puude ahju ajamine massiliselt oli ka roheline, veel mõni aasta tagasi paberite järgi. Et pidi elurikkust hoidma. Et kui me rohkem metsa maha võtame, siis pidi juba roheline. See oli Euroopa Liidu nägemus. Nüüd me oleme jõudnud sellest, et ehitame tehisobjektid metsa ja see on roheline. See on dotatsiooni ära. Jaa, me raadame selle ära ja ümberringi tekivad suured lagedad alad, kuhu me ehitame veel ekstra teedevõrgustikku, infrastruktuuri, maakaablid. Võrgud. Et see protsess iseenesest, kui läbi läheb, te olete viimane põlvkond, kes näeb Eestimaad rohelisem. Aga meil ei olegi kuskilt metsa. See on fakt. Et te peate aru saama, et ka mina pidin aru saama, et tuulik ei ole roheline, nagu meile räägiti. Et paljud kodukajad sealt üle maailma arvavad tihti lugu, et tuuleenergia on roheline. Ja kui ta on pisikene maja kõrval hajutatult, nii nagu direktiiv näeb ette tegelikult, et peab olema hajutatud pisikesed tuulikud, mis ei koorma võrku
ja on riigi julgeolekuliselt ka raskesti rivist välja viia, siis ta jah on roheline. Aga kui sul on 250 meetrine, kuni 300 meetrine kobakas, keset metsamaa, ümberringi lendavad kotkad, haned ja nende linnurändeteedega on see lugu, et linnud hakkavad vahetama. Et kui üks tuulik tuleb ühte kohta ette, siis ta vahetab, teises kohas on ka ees. Ja mis minu kõige suurem mure ongi see, et see majesteetlik merikotkas või kaljukotkas, suur konnakotkas, väike konnakotkas. Kui mina olen vanaisa ja minu pojad on minu vanused, siis võib-olla neid ei olegi Eestis. Ja see tulevik on selles mõttes nukker, et Soomes ka juba kotkad hukkuvad. Eestis ma olen palunud, et Keskkonnaamet algataks menetluse, sest iga aasta neid väheseid tuulepargid, mis meil on, seal juba massiliselt hukkuvad. Aga need on käputäis, mis meil on. Räägi, kes seiret teeb, räägi. Ja kui ma küsisin arendaja käest, kellele need kuuluvad, et kas sa oled ennetusmeetmeid kasutanud seal tuuleparkides? Ja vastus oli, et ei ole. Ma ütlesin, aga see on kuritegu. Ei, riik ei ole huvitanud, et kotkad surevad. Praegu mingi fanaatik lõikas seal Lüganuse vallas merikotka pesamaad. Kohe menetlus, asjad. Aga kui hukkub tuulepargis kotkad, mitte ühte menetlust sinna. Ja niimoodi on see käinud 10 aastat rohkem. Et ma annan sõna edasi ja omalt poolt kokkuvõtlikult ütlen, et igal inimesel on õigus oma arvamusele ja minu arvamus on see, et tuulikud tuleb tagasi lükata. Aitäh! Nüüd ma tooks veel ühe kiire arvutus veel, mis ma peast tegin, et kui Margus alguses ütles, et liin ehitatakse Paidest Saaremaale, linnulennus on umbes 80 kilomeetrit, ma võtaks. Kui ta ütleb, selle laius peab olema 200 meetrit, siis see tähendab 16 ruutkilomeetrit rikutud pinda. 16 ruutkilomeetrit on 1600 hektarit. See on ainuüksi lihtsalt ühe liini rajamine. See maa-ala, mida ainuüksi nende liinidega ära rikutakse, on tohutu. Tuulepark sinna juurde ja kõik muu sinna juurde. Kaevandused. No kaevandused ka, jah, nüüd on kõik sinna juurde. Nagu ma ütlesin enne, me räägime reaalselt. Ei millestki vähemast ega rohkemast, kui terve Eesti muutmine toksiliseks. Et kui teile tuleksid ja rääkima vajadusest energiat, andke andest, meil ei ole vaja 22 gigavatti energiatootmist tuulest, kui Eesti tarbib ainult 1,5, 15-kordne üleplaneerimine. Kogu see kohvide tasemel, kõik need planeeringud tuleb tagasi lükata, see on 15-kordselt üleplaneeritud. Neil ei ole mitte mingit õigustust selleks. Neil puuduvad keskkonnahinnangud. Neil puudub vajadus selleks. Ja ometi tehakse, ometi tahetakse. Ja seda muudetakse terve Eesti lihtsalt toksiliseks. Elektrijaamaks. No jah, et lihtsalt, ma ei tea, minul on seda juttu nagu nii imelik kuulata, kui ma kuulen jälle mingit, ma ei tea, juriidilist ei saa või ei saa. Selle lõppkokkuvõttes tuleb ikkagi Eesti rahva, kõik meie oleme see, kes on jama lõpuks peab ära klaarima. Meie oleme need, kes lõpuks elavad. Ja mitte keegi meist ei pääse sellest. Et tuleb lihtsalt mõelda, millal nagu tegutsema hakatakse, muutame ära selle, et terve Eesti on toksiliseks muutnud ja kui esimesed inimesed hakkavad ära surema, või me teeme selle asja ennetavalt ära. Sest ühtegi õigustust ei ole, energeetiliselt see asi ei ole õigustatud. Ma ei näe miks nagu. Lihtsalt kallimaks räägides. No nii, aga tänan infot küllaga jagatud ja on teil koduteel mõelda, mis siin räägitud sai. Et tänan teid kõik tulemast. Et see oli üks tore ja õpetlik üritus. Aitäh teile, ilusad kodud.